Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid. Ja jälle järjekordselt tere tulemast Valguse kanalile. Ja mina olen nagu ikka Kaia-Liisa Reinut ja tervitan sind tänases hommikus või päevas, ükskõik millisel ajahetkel sa seda videot vaatad ja millisel kuupäeval, see ei ole üldse tähtis. Aga täna me räägime ühest sellisest teemast, mis mõnedel ilmselt harja punaseks ajab, aga sellest pole midagi. Me räägime inimkonnast ja me räägime inimkonna IQ-st, sest minu meelest, ja see ei ole ainult minu arvamus, minu meelest on käimas praegu koos selle inimkonna ärkamisega, on käimas kõige võimsam ja kõige suurem IQ-test inimkonna ajaloos. Ja sest see, mida meile presenteeritakse väljaspoolt, valgusjõudude poolt, seoses pimeduse jõududega, siis need asjad, minule teevad need juba nii palju nalja, et kuidas on võimalik, et kui inimesed näevad selliseid absurdsusi, siis nad ei saa aru, et see on absurdsus ja nad ei küsigi seda ega esita küsimusi, miks see nii on, ega hakka uurima, mis on selle taga. Sest kui minule näidatakse näiteks mingit situatsiooni, mis on küsitav ja mis on imelik, minu pärast kasvõi nende seoses vaktsineerimiste, nende nõelte ja kõige sellega ja kaasa arvatud või siis teemadega, mis puudutab poliitikuid maailmas, kus on ilmselgelt tegemist nii kehatublantidega, kloonideks, ma ei saa neid nimetada, aga arvutisimulatsioonidega ja nii edasi, kus viimasel ajal green screen, kes teab, mis asi on green screen. Kui ei tea, siis green screenid nimelt on maailmast justkui otsa lõppenud, sest mina otsisin endale Valguse kanali selleks, et see taust mul siin taga oleks võimalikult, ütleme, et mu juuksed ei kaoks ära ja et ma saaksin käsi liigutada ilma, et nad siit niimoodi ära kaoks ja taust välja tuleks. Selleks on vaja sellist rohelist, võib-olla ka sinine, aga roheline hästi ühtlane taust, kuhu siis, kui selline taust on ja selle taustal filmida ja panna ükskõik milline pilt taha, siis see pilt on võimalikult hästi on võimalik siin selles pildi peal liikuda ja liigutusi teha. Ja seda kasutavad ka telekanalid nende ilmateadete näitamiseks. Aga kuna viimasel ajal on nii palju televisioonis ka tuleb videosid, mis on ilmselgelt, esiteks nad on lavastatud, teiseks nad on taustast kuidagi välja lõigatud, et inimesed on justkui mingis situatsioonis, mingis stseenis, kus nad tegelikult ei ole ja kõike seda, mida tehakse arvutiga, arvutisimulatsiooniga, räägime kas või kuninganna Elisabethi jõulukõnest, kus ilmselgelt see ei olnud tema, siis võib-olla neid asju inimesed ei oska tähele panna, aga kui sa juba midagi tead ja midagi näed, see on umbes nii nagu minu meelest, kui vaadata, ma ei tea, lapsena võib-olla te tegite ka seda mängu või olid sellised pildid, et olid kaks ühesugust pilti kõrvuti ja sa pidid leidma erinevuse. Ja alguses, kui sa seda pilti vaatasid, sa ei näinud mingit erinevust. Nad tundusid kõik ühesugused, aga kui sa hakkasid nagu jälgima detaile, hakkasid vaatama, et mis siis on, hakkasid otsima neid erinevusi, siis sa võisid leida neid väga-väga palju. Ja praegu see, mis käib, on ju täpselt sama, et sa võid vaadata mingit pilti, mingit, ma ei tea, uudist kuskilt, ma ei soovita muidugi ühtegi peavoolukanali uudist ega mitte midagi sealt vaadata enda meelerahu huvides, siis ja kui sa vaatad, siis mingid asjad tunduvad imelikud ja kui sa hakkad jälgima neid detaile, siis tuleb sealt nagu sellist infot ja kui sa hakkad uurima ja tausta ja miks see nii on ja inimesed ei küsi, miks näidatakse näiteks, ma ei tea,
räägime kas või Joe Bideni mingitest naljakatest stseenidest, situatsioonidest, mis on seoses temaga näha, et kuidas mask on peal, et kaela juures siit jookseb vahe vahel, kus on siis inimese päris ihu ja kus on see maski, see lateksmaski koht. Et kui inimesed ei hakka seda küsima, miks see nii on ja miks näidatakse selliseid asju, siis no ma ei tea. siis tekib küsimus tõesti, et kus on sinu IQ tegelikult ja mida sa koolis tegid. Et kas sa õppisid julmalt pähe seda, mida öeldakse või sa õppisid koolis mõtlema iseseisvalt. Muidugi meil koolisüsteem seda viimast ei propageeri, et sa pead täpselt tegema nii, nagu öeldakse, aga osadel inimestel tundub olevat seda kohta natukene rohkem. Nii et ja paraku on see nii, et kui sa ikka oled nii piisavalt manipuleeritud ja ei taha küsida, siis ei ole mitte midagi teha. Siis ei ole mitte midagi teha ja teistel ei ole ka mitte midagi teha muud, kui lihtsalt ohata siin kõrval, et ei saa olla isegi pahane pimeda peale. Seda ma olen juba varem öelnud, et kui sa ei näe värve, kui sa ei saa aru, kuidas asjad toimuvad, siis ei ole mitte midagi teha. Et tuleb lihtsalt olla kannatlik. Meie saame siis nagu ikka rakendada kannatlikkuse õppetundi enda peal ja oodata ja anda oma informatsiooni välja nii palju, kui me oskame, nii hästi kui oskame ja laseme tulemused lahti, sest meie oleme oma osa teinud. Ja see on üks selline asi, millest ma ilmselt teen veel eraldi video, et teema, mis vajab lahti seletamist. Nii et mina tänaseks lõpetan ja kohtume õige pea juba peatse Valguse kanalil.